Sviatavatra solist Ruslan Trotšinski sai Eesti passi ja ID-kaardi kätte 2017. aasta jaanuaris. Teekond selleni sai alguse juba 13 aastat varem. Kui me tulime Haidamakidega esinema Viljandi folkfestivalil, tulime lennukist välja, Terje tuli meile vastu ja mina nägin ja kohe saingi aru, et see on minu elu armastus. Süda nii ütleski. Enne kodakondsuse eksami Innove andsid nagu meile kõik materiaal ja see ei võtta palju aega lugeda ja aru saada ka. See on nii lihtne kirjutanud ja isegi nagu kui sa loed esimesed 3 lehed, järgmises 3 lehtes nagu või edasi korduvad vastused ja see on veel nagu põhjendab, kuidas riik toimub, kes on president, mis tema võim ja kes on minister, kuidas valivad ja see on väga lihtne kõik. Eksam kestis 45 minutit. 45 minutit üldsegi ei olnud lühike aeg, see oligi täitsa piisav aeg, seda mis ma nägin, kõik jõudsid. Keegi ei jäänud nagu seda, et mul ei piisanud aega. Ruslan soovitab eksamiks kindlasti valmistuda. Et enne kui te lähete eksamil, siis suhtlege ka eestlastega. Küsige nagu lihtsalt oma sõprad, nagu, kuidas te arvate selles asjades ja sellestki nagu, mis juba te teate, teil tekibki ka nagu veel soojem tunne, et see ei ole lihtsalt nagu tühi õpping, aga see on päris elu. Eesti kodakondsus avardab Ruslani võimalusi. Ja kui ma sain kodakondsuse, loomulikult ma tundsin, et nagu muusik, kes palju rendab välismaal, mul on juba väga lihtsalt, sellepärast siin ei ole bürokraatia nii nagu Ukraina passiga ja Ukraina viisadega, see on karaul, aga siin on lihtsalt nagu lahed internetis ühe päevaga teed ja mitte midagi ei ole keeruline. Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam kontrollib teadmisi Eesti põhiseadusest, kodaniku põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest ning on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust. Eksamil tuleb vastata 24 eestikeelsele valikvastustega küsimusele. Eksami edukaks sooritamiseks tuleb õigesti vastata vähemalt 18 küsimusele. Küsimustele vastamiseks on aega 45 minutit. Eksamil on võimalik kasutada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning sõnaraamatut, mis on eksamiruumis olemas. Enne eksamit saab lisainfot avalikul konsultatsioonil. Kodakondsuseksam on elektrooniline. Eksamit saab sooritada kindlatel kuupäevadel eksamipunktides Tallinnas, Jõhvis, Narvas, Tartus, Valgas, Pärnus ja Rakveres. Kui ma sain teada, siis ikka nagu teises brauseris Facebook, siis ma lihtsalt postitasin, et ma sain tehtud eksam, nagu loomulikult kõik kirjutasid, nagu keegi nagu ei kahtlustanud sellest, nagu et mina teen seda.